Täna kohtusime Trade House ilukaubamajas Kaiaga, kes jagas meile kui artistidele õpetussõnu. Kõigepealt tahaks ma teid natukene nahutada. Iga intervjuu, mis teiega tehakse, juuksed sassis, näod tulipunased, läigivad, tüdrukud meikimata. Nii kui te astute kodust välja, te olete automaatselt superstaari finalistid. Et ärge ära unustage, teie visuaal on pool sellest kõigest tänasel päeval. Aga on olemas sellised väiksed lipid. Ma soovitan, alati võiks olla kotis ükskõik kas mingi peitepulk, jumestuskreem või puuder. Ja kui eksprompt on vaja, kergelt tupsutad üle ja see pilt on ilus. Alati kindla peale minek, et oleks ilus, on põhi. Ja kui sul on juba ilus põhi, siis tegelikult hügieeniline huulepulk, värviripsmed ära ja juba on ilus. Algselt ma mõtlen, et ma panen näiteks ainult ripsmeduši, aga ma lõpetan ikka sellega, et mul on terve nägu meiki täis. See ei peagi nagu tohutut aega kulutama mingiks meeletuks suitsuva silmaks või suureks meigiks, et kui sa juba nagu hoolitsed oma näonaha eest, et see on juba pool võitu. Kõigepealt tuleks siis näonahka puhastada vastava keeliga, käia üle siis näotoonikuga, mis rahustab nahka, ahendab poore ja panna peale siis selline matistav näokreem. Beauty Pro ja ka teised brändid on siis teinud tooted, mis on suunatud siis noormeestele või ka meestele. Tõin ka teise brändi välja, mis on madara, mis on sellise natukene looduslikum. Puhastust võiks teha hommikuti ja ka õhtuti. Poiste puhul näiteks on olemas tooteid nii-öelda 2-in-1. Näiteks väga lahe bränd on siuke Tepal, mis näeb väga cool välja. Sa saad täpselt nii palju ära katta, kui on vaja, ehk siis paar mingit punnikest, mis on natukene õhetust, see ei peagi nagu tervelt nagu tegema. Ja poiste samamoodi, et see ei ole üldse mingi häbiasi tänasel päeval olla nagu hoolitsetud. Et seda proovida. Meestel on alati need kohad, on ja natuke seda põse punast võid vähemaks. Alguses arvasin, et kosmeetika on ainult naistele, aga tuli välja, et see on nii lai ja nii suur subjekt. Aga sa võid ära selle hajutava? Ühe näpuga. No keegi ju ei taha näha telekas mingit kedagi, kes on näiteks näost punane või peab ikka hea välja näha. Need on ka teile. Aitäh. Palun. Ja nii. Teile antakse kinkekaardid 30 € väärtuses ja te täna õhtu siin peate need ära kulutama iseenda otstarbeks. Kogu Trade House'i poe tootevalikus saime valida endale tooteid, neid, mis me ise tahtsime. Mina valisin esimese asjana meiki kinnistava sprei. Minul isiklikult läks silm väga kirjuks. Tahtsin kõik kohe krabada. Need on paremad. Ma kindlasti soovitaks seda. Kaia, ma värvisin endale huuled mööda. See pole esimene kord. Tegite autoga? Jaa, kui kammustas. Kus ma emale ütlen? Õnneks ei olnud marker. Ma tooks näokreemi saada. Tavalist näokreemi või? Jaa, sest et päris kuivaks läheb peale seda pesuvaata. Siis ma valisin Palmersi näo ja kettekreemi, et siis on kenasti läts-läts hästi rasvane nägu. Ma üritan leida omale jumestuskreeme, mis ühtiks minu nahatooniga. Tavaliselt kõik toonid on kas liiga heledad või liiga tumedad ja sükest nagu vahepealselt ma ei ole leidnud. Ei no juhustega ma ikka tegelen ka, mitte küll võib-olla nii palju kui Jaagup näiteks. Tal on ikka päris hull parukas peas. Mis asja? Siin olid suhteliselt erilised tooted, jah. Nüüd natuke lakki pähe ja ma arvan, ma olen saateks valmis. Natuke sirgendajat oleks vaja. Päris sellist asja ma ei oodanud päris. Täitsa haige. See tänase päeva nagu eesmärk oligi natukene neile nagu tuua seda reaalset elu, et te peate ka artistiks jääma väljapool seda pühapäeva õhtut, et ka muul ajal nagu natukene jälgima, kuidas nad on ja kuidas nad välja näevad.